Desmurgia. Desmurgia tähendab meditsiinis õpetust haavade sidumisest. Side peab olema tehtud nii, et haav saaks parimal võimalikul moel paraneda. Valesti tehtud side võib teha suurt kahju. Siduda ei või liiga tugevalt ega liiga nõrgalt. Tartu Kunstimaja Monumentaalgalerii, kus käesolev näitus toimub, on minu arust üks ilusamaid galeriisid Eestis. Siin on õhku ja valgust, vaikust ja rahu. Päikselise ilmaga valguse ja varjude mäng seintel ja põrandal omaette etendus ja osa väljapanekust. See annab kogu näitusele lisamõõtme. Näitusel Desmurgia on väljas õlimaalid peamiselt aastatest 2020 kuni 2025. See ajavahemik on olnud haavatud aeg. Haavad vajavad paranemiseks ravitsemist ja vahel ka sidumist. Väiksemale haavale piisab väikesest, soovitavalt värvilisest plaastrist või ka ainult puhastamisest ja pealepuhumisest. Ja kui muud pole käepärast, võib kipitavas kohast keelega üle tõmmata, nagu loomgi lakub oma haavu. Iga haav vajab paranemiseks vähem või rohkem aega, aga sellist vaikset aega, kus hinge tõmmata ja taastuda, on praegu väga vähe antud, kui üldse. Need rahulikud hetked tuleb siiski üles leida. Ja kevad tuleb ikkagi. Kunstimaja hoovis laulab igal kevadel kuldnokk või mustrestas. Ma tõesti ei tea, kumb neist. Laste kilkamine ja mängimise hääled kostavad üleaedsest lasteaiast igal aastaajal. Eelmise aasta varasuvel jooksis üle Kunstimaja õue tuhkur koos 3 pojaga. Nad seisatasid garaaži kõrval, pojad silkasid natuke aega mööda hoovi, siis lipsati aialt lasteaia hoovi. Hiljem Pepleri peatuses bussi oodates kuulsin ma lindude hoiatavat tärevat kädinat ja nägin tuhkru ema valge maskiga nägu piilumas ühiselamu nurga juurest. Just sellised väikesed asjad, hetked, helid, lõhnad, kummalised kohtumised, värvide mäng, valgus ja varjud, see ongi see desmurgia või siis lihtsalt väike plaaster, mis aitab paraneda. Miski tõesti väike, aga tõhus, mis aitab edasi minna ja aitab hoida iseennast koos keerulisel ajal. On hea, kui on keegi, kes aitab ja haavadele vahel peale puhub ja paitab, aga sellele lootma jääda ei maksa. Keegi teine ei seo, ei ravitse paremini kui ikka inimene ise. Ja siis tulebki poolduda, ennast topeldada, duubeldada, luua oma mõtteline heasoovlik teisik ja kõigepealt ennast ise salvida ja siduda ja leida igas päevas see miski, mis hoiab ja hoolitseb.